tänases episoodis. Et kui sulle tehakse ettepanek sügisel, et näed, sa oled nüüd vaneõpetajaks saanud või sul on vaneõpetaja, siis karjääriaste määratud, et nüüd näed, enne sul oli klassijuhatamise eest said sa nii palju lisatasu, nüüd on see kõik sinu nii-öelda vaneõpetaja töö palga sees, et kirjuta töölepingu muudatusele alla, siis kindlasti sellistele, ma ütleksin ikkagi lollustele mitte alla kirjutada, vaid... Aga mis siis, kui järgmine aasta õpetajate palk tõuseb 10%, 7% või hoopiski 4-3%? Eesti Haridustöötajate Liidu podcast toob teieni vestlused õpetajate toast. Tere tulemast kuulama podcasti Õpetajate tuba, juba 4. episood ja meil on, minul siis õigemini on täna taas külas Reemo Voltri, Eesti Haridustöötajate Liidu esimees ja seda põhjusel, et alanud on järgmise aasta õpetaja palgaläbirääkimised, värskelt on sõlmitud riigikoolide kollektiivleping ja tegelikult on ka tekkinud mõningaid küsimusi seoses karjäärimudeliga, mis nüüd siis alates märtsikuust on kehtinud üldhariduskooli õpetajatel. Tere tulemast! Tervist! Ma tahaksin alustuseks tegelikult ühe teema selgeks teha, et õpetajate streik aastal 2024. Veel tänini kohtame me seda, et ajakirjanikud nii-öelda pöörduvad sinu poole ja ütlevad, et mis selle 17 euroga siis oli. Et kas siis tõesti oli nii, et 15 000 haridustöötajat üle Eesti streikisid, toimus Eesti ajaloo pikim õpetajate streik ja tulemus 17 eurot palgatõusu. No jah, siin on muidugi ka natukene arvu ja numbrimaagiat, ehk siis numbrid on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja siis numbrid moodustuvad nendest. Ja siis ka tõesti arvud siis 17 ja 71 koosnevad samadest numbritest, 1 ja 7, lihtsalt erinevates järjekordades. Ja tõesti, meil oli siis 23. aastal oli õpetaja töötasu alammäär 1749 eurot ja siis streigi eelnevaga, streigiga ja nii edasi tulemus oli see, et õpetajate alammäär järgmisel aastal, 24. aastal oli 1820 eurot, teeme lihtsa tehte ja saame siiski 71 eurot, mitte 17. Pluss tänu siis sellele või kas tänu või selle tagajärjel, streigi tagajärjel, siis me hakkasime ikkagi palju rohkem rääkima ka kõigist teistest haridust puudutavatest ja õpetajaid ja koolielu puudutavast probleemidest ja algas nii-öelda see haridusleppe protsess, kus siis, mille tulemusena praeguseks on meil karjäärimudel rakendunud, võtsime fookusesse väga tugevalt õpetajate siis töökoormuse temaatika ja see on olnud väga palju ikkagi laual ja arutluse all ja ilmselt on ka see üks põhjuseid, miks sügisel tuleb siis üks suurem ministeeriumi poolt tellitud suurem just õpetaja tööaja ja tööülesannete siis uuring, et tõesti saada selgust, et millised need õpetaja tööülesanded on ja millised siis ja kas kõik need ikkagi peavad üldse õpetaja tööülesanded olema ja kui palju need siis ikkagi tõesti aega võtavad ja kas me ikkagi, et kuivõrd siis ja millised ülesanded tegelikult ikkagi õpetaja töö laual olevatest ülesanded mahuvad selle meile ette nähtud tööaja siis, mis on seaduse järgi 35 tundi. Et kokkuvõtlikult, kui õpetajate streiki toona ei oleks olnud, siis ei oleks meil täna võib-olla ka karjäärimudelit, me ei räägiks nii palju õpetajate töökoormusest ja tegelikult ka EHL-il ei oleks sellist positsiooni palgaläbirääkimistel täna? Kindlasti absoluutselt õige, ehk siis enne seda ikkagi ei olnud, enne streiki me võib-olla rääkisimegi liiga palju ja ainult siis palgast, aga siis hakkasime me ikkagi üle-eestiliselt ja ka ajakirjanduses ikkagi rääkima palju rohkem ka nendest teistest põletavatest probleemist, miks ikkagi õpetajad ära lähevad, miks ei tule tööle ja nii edasi ja kõik see ülekoormatuse ja kõik see temaatika, et selles mõttes see oli kindlasti üheks väga oluliseks eestikeelse sõnaga triggeriks, miks nagu ikkagi need teemad kõik nii oluliselt lauda võeti. Riigikoolide kollektiivleping sai nüüd värskelt sõlmitud Eesti Haridustöötajate Liidu ja Haridus- ja Teadusministeeriumi vahel. Nüüd munitsipaalkoolides töötavatel õpetajatel on tekkinud õigustatud küsimus, et miks sõlmiti selline leping riigikoolide õpetajate suhtes, miks neil nüüd see palk tõuseb 1970 eurolt 2000
70 euroni, et kas siis munitsipaalkoolides töötavad õpetajad teevad justkui halvemat tööd? No tegelikult, kui me hakkasime haridusleppe läbirääkimisi pidama, siis meie suur soov oli tegelikult mitte teha seda sellise ühiskondliku leppena, vaid me saaksimegi mitmeaastase kollektiivlepingu üle-eestilise, kus oleks kirjas töötingimused, palk, järgmiseks 3-4 aastaks, aga juba siis nende läbirääkimiste alguses oli selge, et enamus kohalikke omavalitsusi ei taha siis tulla laua taha läbirääkijatena ehk volitatud läbirääkijatena ja nad ei suutnud ega tahtnud ka oma siis esindusorganisatsiooni Eesti Linnade ja Valdade Liitu selleks volitada ja seetõttu siis me läksime selle haridusleppe protsessis selliselt nii-öelda ühiskondliku kokkuleppe ehk hea tahte lepinguna, aga siis samaaegselt tegelikult on meil Eestis on selline mitmeti mõistetav olukord, ehk siis see, et meil on ministeerium, kes on poliitika kujundaja ja nii-öelda kõigi õpetajate palga tagaja on ühes rollis ja siis ja seal siis lepime me läbirääkimiste käigus kokku ministeeriumi kui poliitika kujundajaga, kui lepime kokku, aga läbivahvalt räägime, et milline saab olema õpetaja alammäär järgmisel aastal ja kui palju siis igale koolipidajale selleks raha siis eraldatakse. Ja enamuste koolide pidajaks on meil siis kohalikud omavalitsused, aga üks koolipidajatest on ka siis ministeerium ise. Et ta on justkui kahel toolil. Ja sel hetkel nüüd, kui ta on juba kõigile õpetajatele palga nii-öelda kokku leppinud, siis ta astub nii-öelda teise kingadesse ja hakkab siis nii-öelda koolipidaja rolli täitma. Aga ennem on juba üleriigiliselt kokku lepitud, kuidas kõigile pidajatele, sealhulgas ka Haridus- ja Teadusministeeriumile siis raha antakse ja meil on kinnitatud, et need alused on ikkagi selged kõigile ühesugused, et ei tehta vahet, et selle palgaraha arvestamisel, et ühele pidajale on siis, ehk näiteks ministeeriumile oleks kuidagi soodsamad või paremad tingimused palgaraha arvestamisel kui teistele pidajatele, nii et selles mõttes see on eraldiseisvad protsessid ja meie oleme tõesti soovinud, et me saaksime ideaalis üleriigilise kollektiivlepingu, sest milleks üldse kollektiivlepinguid tehakse, on selleks, et paremaid ja täpsemaid töötingimusi kokku leppida, kui on siis määrustes ja seadustes nii-öelda siis kehtestatud. Ja ideaal oleks, kui me saaksime sellised miinimumtasandid paika üleriigis, et seda meil ei õnnestunud, siis aastaid, ma ütleks, et peaaegu 20 aastat on näiteks Tartu linnas, siis õpetajate ametiühingud ja siis Tartu linnavalitsus kokku leppinud sealse õpetajate nii-öelda täpsemaid ja natuke paremaid töötingimusi. Ja nüüd soovisid seda ka riigi koolide siis õpetajad, aga nüüd ongi see, et tavaliselt EHL ei ole selleks koolipidaja partneriks kollektiivlepingu mõistes, selleks on tavaliselt meil või võiks olla siis kohalik piirkondlik liikmesorganisatsioon, nagu seal Tartus on Tartumaa Haridustöötajate Liit või Tartumaa Haridustöötajate Ametiühing. Ja nüüd riigikoolidega lihtsalt see olukord, et riigikoolid asetsevad üle Eesti laiali ja siis ei saa ükski piirkondlik organisatsioon seda siis vedada ja esindada ja seetõttu siis oli see EHL-i nii-öelda koordineerida ja me moodustasime eraldi siis riigikoolide usaldusisikute nii-öelda töövormi ehk siis sellise nõukoja, ütleme, ja siis nemad arutasid siis neid punkte läbi, tegid oma ettepanekuid ja siis lõpuks hääletasid, et kas võtta see leping sellisel kujul vastu või mitte. Ja mis seal salata, ehk enamustel siis riigikoolidel oli tegelikult see alammäär juba oma kooli siseselt kokku lepitud, et see alammäär 2070 eurot oli juba koolide siseselt kokku lepitud, nüüd me fikseerisime sellega aasta lõpuni ära, et kui peaks mis iganes juhtuma, võim vahetuma või mida iganes, et siis ei saa nii-öelda seda ühepoolselt muuta. Et sisulist muutust seal tegelikult väga suurt ei olnudki palga osas? Palga osas tõesti, pigem oli see selline täpsustamine ja siis selle suhteliselt hea antud palgatingimuste juures, mis meil üleriigiliselt on, et suhteliselt heade tingimuste nii-öelda ära fikseerimine. Samas ei saa öelda, et nüüd üleriigiliselt igal pool oleks nüüd
teiste ehk siis kohalike omavalitsuste õpetajad nii-öelda halvemas olukorras, sest me teame, Tallinna linnas makstakse õpetajatele samamoodi 100 eurot rohkem palka kui riiklik alammäär, siin paljudes või no ütleme, kas mitte just paljudes, aga mitmetes kohalikes omavalitsustes makstakse veel rohkem õpetaja ametikoha kohta juurde raha, mida ministeerium ütleb, et nemad raha juurde ei ole andnud oma õpetajatele, nad lihtsalt nii-öelda siis sidusid natukene võib-olla siis koolijuhi käsi rohkem ära, kuigi nagu ma ütlesin, enamustel juhtudel oli see juba koolisiseselt kokku lepitud. Ehk nüüd me fikseerisime lihtsalt selle ära. Nii et, aga lisaks sellel palgatingimustele me ikkagi leppisime seal kokku just võib-olla isegi olulisem on see töötingimused. Ehk see, et õpetajate selline mõistlik töökoormus oleks siis ikkagi õpetaja põhitöö, on õppe ja siis kasvatustöö läbiviimine ja selle arvestuseks ka seaduses on ikkagi meil 45-minutine õppetund, kas igal pool muidugi kasutada 45-minutist õppetundi, aga põhimõtteliselt ikkagi see alus on see ja me leppisime kokku, et ikkagi mõistlik töökoormus siis selle alammäära eest, mis on kokku lepitud, ei ole suure, kontakttunni koormus ei ole suurem 21 tundi. Nädalas põhikoolis ja gümnaasiumites on pigem kursuste arvestus, et siis 21 kursust aastas, et see on võib-olla isegi oluline, et see õpetajate liig suure töökoormusega tegelemine. Ja siis ka täpsustasime siis klassijuhataja mentorina, ükskõik kuidas me ta nimetame, töö väärtustamist ja täpsemat rahastamist või siis ütleme tasustamist ning ka siis uurimistööde siis maksmise tingimusi. Et selles mõttes ta on selline oluline verstapost, et meil ei ole, Eestis kahjuks ei ole liiga palju, ma ütleksin, et liiga vähe on ikkagi kollektiivlepinguid. Me oleme saanud, Eesti riik on saanud ka ettekirjutus Euroopa Liidu poolt, et meie kõigist töötajatest üldse, ma ei räägi haridussektorist ainult, aga kõigist töötajatest liiga vähe on hõlmatud kollektiivlepingutega. Ja see on just selline pikaaegsete demokraatlike ühiskondade siis selline mõistlik töökorraldus ongi see, et kollektiivselt lepitakse ka paremaid ja täpsemaid töötingimusi kokku. Aga ütleme, et õpetaja Räpinas, Põlvas, tema mõtleb, et mina tahan ka, et oleks selline leping, mis ütleb, et mina teenin vähemalt 2070 eurot ja 21 tundi kontakttundi nädalas ja täpselt kõik need punktid oleks ka siis minu puhul kehtiksid, et miks ei ole? Meil ongi tegelikult on jällegi meil selline Eestis on väga suur detsentraliseeritud haridussüsteem ja siis palgaraha ei anta isegi mitte otseselt koolile, vaid antakse tegelikult siis riigi poolt pidajale. Üldiselt on sellest kohalik omavalitsus. Ja kohalik omavalitsus siis ideaalis võiks öelda, et kohalikus omavalitsuses lepitakse kokku siis, et millist koolivõrku seal tahetakse, kui suurte klassidega seal otsustatakse nii-öelda siis majandada ja kõike seda ja siis selle tulemusena moodustub siis selline palgafond. Riik arvutab kõigi kohaliku omavalitsuste jaoks põhimõtteliselt sama valemi järgi välja selle, kui palju raha antakse, aga natukene on see kohaliku omavalitsuse tasandi küsimus ja nüüd ongi see, et ma ütleksin, et see riigikoolide kollektiivleping võiks olla selline eeskuju, et võtame kokku ennast ja kutsume siis oma tööandja laua taha ka, et tule, räägime läbi, vaatame, kuidas me saaksime võib-olla kas töökorraldust natuke muuta, natukene siis täpsemaks saada ja seega siis ka töötingimusi ikkagi paremaks, et meil et igal pool Eestis oleks võimalik mõistliku töökoormusega töötada, et õpetajad läbi ei põleks, aga seda selles mõttes me saamegi õpetajatena ise teha ja Eesti Haridustöötajate Liit hea meelega tuleb igale poole, kus õpetajad soovivad sellist initsiatiivi näidata ja enda kätte võtta, loomulikult tuleme appi nii kontoriga, meie juhatusega kui juristi ja esimehega, et neid lepinguid ette valmistada, läbirääkimisi ette valmistada ja siis ka läbi viia ja niimoodi, et meil oleks üle-eestiliselt igal pool mitte ainult mõistlikud, vaid tegelikult head ja väga head töötingimused. Ja see on ka see, miks me tegelikult ikkagi tegelikult me alustasime ka järgmise aasta palgaläbirääkimisi, tegelikult me räägime alampalka läbi ja just see on see, mida siis
üle-eestiliselt õpetaja minimaalselt peaks saama ja me peaksime tegelikult ikkagi jõudma selleni, mida on aastaid, et mitte öelda aastakümneid räägitud, et Eesti õpetaja palk on konkurentsivõimeline ja see peab tähendama seda tegelikult, et Eesti õpetaja oma normaalse töökoormuse juures ehk siis 35-tunnise töönädala sees, mis ei tohiks tegelikult ületada sellisel juhul umbes 21 kontakttundi kursust, et see oleks võrdne vähemalt riigi keskmisega. Ja üle-eestiliselt see, et see ei sõltuks nii palju või ainult siis kohaliku omalitsuse või siis ükskõik millise erapidaja või riigi siis nii-öelda heast tahtest või initsiatiivikusest, et see on nagu tegelikult see, mille eest me Eestis peame seisma. Siin tulevadki mängu palgaläbirääkimised, mis on täiesti eraldi protsess kollektiivlepingu läbirääkimistest, et need omavahel nii-öelda seotud ei ole ja kui me nüüd tulemegi nende käimasolevate palgaläbirääkimiste juurde, mis puudutavad õpetaja järgmise aasta töötasu alammäära, siis minister lubas, et ta küsib valitsuselt juurde 14% õpetajatele, see tähendaks 2246 eurot, kui reaalne see on? No tegelikult jah, ütleme, et enne eelmisi valimisi, olgem täpsed, siis kõik erakonnad lubasid, et õpetaja töötasu nii-öelda see arvestuslik keskmine palk, noh tegelikult see ei ole mitte arvestuslik keskmine palk, vaid see on raha, mis riik eraldab iga õpetaja ametikoha kohta siis sellele pidajale, et see oleks vähemalt 120% riigi keskmisest. No sel hetkel oli meil tõesti siis see rahastamismudel selline, et arvutus käis niimoodi, et arvutati välja, mitu õpetaja ametikohta seal on, siis üks õpetaja ametikoht pluss 20% diferentseerimisfondi. No siis olekski see tähendanud seda, et õpetaja alammäär on võrdne riigi keskmisega, noh kui lubadust täidetaks, ja pluss 20%, ehk saame 120%. No nüüd järgmiseks aastaks on diferentseerimisfond suurenenud karjäärimudeli rakendamiseks, aga siiski on suurenenud 3% punkti võrra, ehk siis kui 120% ikkagi see arvestuslik oleks, siis alammäär oleks sellisel juhul seal mingi peaaegu 98% riigi keskmist. Nii et noh, me mõlemad räägime võib-olla enam-vähem ühest ja samast asjast, aga noh, ütleme, et tõesti meie rääkisime, et me tahame enam-vähem 2300 eurot saada alammäära, tema siis ütles, et alammäär et lubadus oleks täidetud, peaks olema vähemalt siis 98% peaaegu, ehk siis 2250 enam-vähem. No ütleme nii, et kui mina, kuigi ma olen selles ametis suhteliselt pikalt juba olnud, aga ikkagi olen ja tahan olla nii-öelda ikkagi heauskne, partnerisse tuleb olla heauskselt suhtuda, ehk et kui ikkagi valitsusjuhid, mitmed valitsusjuhid, antud minister on lubanud enne valimisi, pärast valimisi, et see siis see 120% saavutatakse, siis ma tahaks seda tõesti uskuda ja seega siis lähen suvele vastu mõõduka optimismiga, aga siiski ka valvel olles, et kui seda lubatust ikkagi kaugenetakse, et siis oleks õpetajad valmis reageerima ja siis oma meelsust ka näitama, et selline pettus ei tohi läbi minna ja kui see siiski läbi läheb, siis sellele reageerima ja andma ka järgmistel valimistel vastavad siis oma hääled ja meelsus, et nii ei saa, et meid petetakse. Aga mis siis, kui järgmine aasta õpetajate palk tõuseb 10%, 7% või hoopiski 4-3%? Aga see on nüüd õpetajate otsustada tegelikult, et kõigepealt jällegi ma ei tahaks sellist numbrimaagiasse nüüd laskuda, aga et kas 10 on see, mille juures ikkagi õpetajad enam ei ole valmis tugevamalt enda eest seisma või on see 8 või 7,5 või 3,2, et ootame oma nii-öelda seda, teeme tööd ka suvel, kohtume erinevate osapooltega, ka kohalike omavalitsustega ja ministriga ja ootame ära siis selles mõttes sellise augusti lõpupoole hakkab see väga intensiivseks minema siis riigieelarve läbirääkimised siis, kui tuleb suvine majandusprognoos augusti 3. nädalal, siis läheb asi nii-öelda kiireks ja intensiivseks, aga me tegelikult arvestades seda, et meil ikkagi iga-aastaselt kasvab kvalifikatsioonita õpetajate arv, see tähendab õpetajate puudus kogu aeg kasvab.
siis inimarengu aruanne näitas, et meie see hariduskvaliteedi küsimus, mis nagu saab? Et meil ikkagi on õpetajate puudusest tulenevalt see, et paljud lapsevanemad ja pered on sunnitud võtma endale aina rohkem eraõpetajaid, et olla kindlad, et võsuke saab nii-öelda hea ja korraliku hariduse. Ja sellest tulenevalt aina suureneb ka siuke hariduses sotsiaalmajanduslik lõhe, et sellest tulenevalt tegelikult me ikkagi näeme õpetajatena, et tegelikult me ei tohiks oodata ikkagi isegi seda järgmist aastat ja me pöördusime riikliku lepitaja poole, et riik leiaks võimalused järgmise aasta või ütleme siis juba sellel aastal septembris tõsta õpetajate palka. Paraku ministeerium oli väga jäigalt seisukohal, et seda ei ole võimalik teha ja riiklik lepitaja siis lõpetas selle lepitusprotsessi tulemusteta ehk allkirjastas erimeelsuste protokolli, millega tegelikult me siis saime töörahu katkes ja meil on siis streigiõigus. Ma usun, et enamus õpetajaid ei taha streigiõigust kasutada. Õpetajad tahavad oma tööd teha. Absoluutselt, me tahame oma tööd teha, me tahame nende noorte ja särasilmsete laste ja noortele anda arenguvõimalust, neid toetada nende arengus, aga samas me vaatame kriitiliselt, et mis saab järgmistel aastatel, kui siis aina see kriis süveneb ja seetõttu siis me ootame kindlasti valitsuselt ikkagi sellist head ja mõistlikku siis läbirääkimistele tulekut augustikuus, kus siis ikkagi augusti-septembri alguses, et kus ikkagi selle kõigega arvestataks ja õpetajad ei peaks siis oma streigiõigust hakkama kasutama, mis siis tagaks selle, et lubadused täidetakse ja Eesti haridus see kriisi ei süvendata veel. Aga jättes palgaküsimuse kõrvale, siis mida veel Eesti õpetajad ootavad, millised muutused aitaksid kaasa sellele, et meie väga head õpetajad jääksid ametisse? No kindlasti ongi see, et mis me rääkisime, et ikkagi see koormus, et õpetaja koormus oleks realistlikult ikkagi see töökoormus, mida ta võtab ja milles kokku lepitakse, oleks realistlik selle, ütleme, kui me räägime siin alammäärast, et kui õpetaja lepib kokku, et tema töö on seal alammäär, ükskõik milline see siis kuskil piirkonnas kokku on lepitud või üle riigis, et siis see peaks mahtuma ikkagi selle 35 tunni sisse, ja see päriselt, vaatame, ärme hanita üksteist, ärme mõtle, et õpetajatel on 60 minutiste tundi asemel 80 minutised tunnid või mis iganes, et päriselt, et need töökoormus oleks niimoodi siis selline, nagu seadus ette näeb. Et see on tegelikult väga oluline. Pluss siis ikkagi see, et me rakendasime või hakkas siis kehtima märtsikuust nüüd siis karjäärimudel, et me tõesti siis igal pool nüüd üle Eestis, et septembriks lepiksime kokku karjäärimudeli oma kooli ja sellise, mis lähtub siis üleriigise karjäärimudeli mõttest. Ja karjäärimudelit, kui me hakkasime rakendama, siis põhiline mõte, miks me seda hakkasime rakendama, on see, et Eestis oli eelmise aastani, ütleme lihtsustatult eelmise aastani, olukord, kus Eesti õpetaja sai rohkem palka teinud ainult siis, või suuremat palka teinud ainult siis, kui tegi rohkem tööd. Mitte see, et ta teeb kõrgema kompetentsi eeldavaid töid, et tema professionaalsuse tõttu ta saab rohkem palka, vaid ainult see, et tee rohkem tööd. Ja see oli on ka praegu karjäärimudeli põhialus ja seega siis, kui me nüüd hakkame seda karjäärimudelit ka igal pool oma kooli eripäradest nii-öelda natukene täpsustama, kohandama, siis me peame ikkagi lähtuma sellest, et kui inimene, kui õpetaja saab kõrgema järgu või siis ütleme siis kõrgema karjääriastme, siis see ei tohi tähendada seda, et talle tuleb lisaülesandeid. Vaid see, et kui ta on tõestanud ära kõrgemad kompetentsid, siis saab kokku leppida temaga siis selles, et osa tema töökoormusest täidetakse nüüd mingite teistsuguste kõrgemaid kompetentsi eeldavate tööülesannetega. Aga kokkuvõttes see peaks ikkagi mahtuma siis selle 35 tunni sisse, mis tal on. Mitte see, et eelnevalt olid tal kokku lepitud mingid tööülesanded, mis ta sai lisatasu nende eest, et nüüd need nii-öelda lisaülesanded liigutatakse lihtsalt tema nii-öelda selle kõrgema koefitsiendi palga sisse ja seega siis tegelikult ei muutuks olukord mitte kuidagi. Ehk siis ikka see õpetaja kõrgema palga saamiseks peab tegema rohkem tööd. See ei ole
selle mõtte. Neid juhtumid on tegelikult ju olnud, et õpetaja teeb selle portfoolio ära, ta saab jõuab kõrgemale astmele ja siis tema palk ei tõuse või siis see koormuse küsimus seal tuleb mängu. Et see ongi see, mida me praegu selles mõttes, et no ma saan aru, et võib-olla ma tahaks loota ja me teeme kindlasti ka ise palju selgitustööd siin ja on nüüd ka ministeeriumist uus karjäärimudeli rakendamise juhendmaterjal tulnud, kus on ka sellest päris hästi selgitatud, et mida siis on, kuidas peaks seda siis rakendama ja mida ei tohiks teha. Ja ma tegelikult tahaks uskuda ikkagi seda, et kui tõesti on praegu aprillikuus keegi on nüüd saanud kõrgema astmet, et siis võib-olla tõesti sel hetkel keset kooliaastat on seda võib-olla väga keeruline nüüd ka mõistlikult lahendada niimoodi, et keegi jääks kannatada, aga kindlasti me peame kõik olema väga valmis selleks, et nüüd kui septembris, millal on ikkagi kõigis koolides praktiliselt ikkagi töölepingute ümbervaatamine, ülesannete täpsustamine, et siis ikkagi ja selleks ajaks peab karjäärimudelid koolides ikkagi olema ka kokku lepitud, ja vaadake õpetajad, et me kindlasti peame ise seal osalema nende väljatöötamisel, mitte ei ole see, et kas vallavanem või linnapea või koolijuht tuleb ütleb, et meie karjäärimudel on nüüd selline. Ei, see tähendabki, et me lepime kokku ise, et vot näiteks, et meie koolis, kui keegi on vaneõpetaja siis või meisterõpetaja siis meie koolis me on kokku leppinud, et sellisel juhul ta peab olema valmis, et osa tema nii-öelda tööst peab sisaldama või võib vähemalt sisaldada ka mingeid teistsuguseid tööülesandeid, aga selle arvelt tulebki siis tema praeguseid tööülesandeid vähendada. Ja selleks kindlasti me peame väga oluliselt üheskoos koostööd tegema ja kindlasti ka EHL-i poolt tulevad veel kindlad suunised ja soovitused, kuidas seda kõike teha. Aga õpetaja, kes näiteks plaanib nüüd suvel võtta aega, et portfoolio ära teha ja siis sügisel see samm ära astuda, et kuidas tema saaks ennetada seda olukorda, et temaga nii ei juhtuks? No kindlasti tulebki hästi sisuliselt ise panustada sellesse oma kooli karjäärimudelisse, mis 1. septembriks peab olema igas koolis ikkagi ka rakendatud, välja töötatud ja see peab baseeruma riiklikul karjäärimudelil. Riiklik karjäärimudel baseerub määrusel ja seadusel. Seadus ütleb, et karjäärimudel baseerub siis õpetaja siis kutsestandardil ja määrus ütleb, et kui õpetajal on kõrgem aste, siis ta peab saama kõrgemat palka. Ja juhendmaterjal ütleb, et kui inimene on saanud kõrgema astme ja kõrgema palga, siis see ei tohi tähendada seda, et talle tuleb lisaülesande, et tema töökoormus suureneb. Nii et kõigest sellest lähtuvalt tulebki olla ise valvas ja mitte ka ise siis kirjutada, ütleme siis rumalatele, aga töölepingu muudatusettepanekutele alla. Et kui sulle tehakse ettepanek sügisel, et näed, sa oled nüüd vaneõpetajaks saanud või sul on vaneõpetaja, siis karjääriaste määratud, et nüüd näed, enne sul oli klassijuhatamise eest said sa nii palju lisatasu, nüüd on see kõik sinu nii-öelda vaneõpetaja töö palga sees, et kirjuta töölepingu muudatusele alla, siis kindlasti sellistele, ma ütleksin ikkagi lollustele mitte alla kirjutada, vaid pöörduda meie EHL-i ja EHL-i juristi poole ja seda saavad kõik EHL-i liikmed täiesti tasuta teha. Ja siis me saamegi siis koostöiselt ja nii-öelda läbi rääkides selgitada, et selle karjäärimudeli mõte kindlasti ei ole see, et kõrgema palgaga kaasneb suurem töökoormus. Jah, aga samas siis ei peaks karjäärimudelit olema. Just, aga me ei saa ka ikkagi jääda nii-öelda jäärapäiselt, õpetaja ei saa ka jäärapäiselt jääda selle juurde, et kui ma olen praegusel hetkel, andnud oma 22 tundi näiteks, mina füüsikaõpetajana, mida ma nii suure koormusega praegu küll ammu ei tööta, aga et siis, kui ma nüüd teen näiteks meisterõpetaja ära ja siis ütled ei, ma ei taha ja ma ei ole nõus mitte millegi muu tööülesandega, ma tahan ikka oma 2 tundi teha ja saada nüüd 30% kõrgemat palka. Siis sellist õigustatud ootust mul ka ei tohiks ikkagi olla, sest minul on nüüd, ma olen tõestanud ära, et mul kõrgemad kompetentsid ja kool ja kogukond tahab ka, et ma neid rakendaksin ka oma kooli ja kogukonna hüvanguks. Ja seega siis see ongi nüüd läbirääkimiste ja kokkulepete küsimus, et milliseid teistsuguseid tööülesandeid mulle kõige rohkem sobivad nii minu kui ka tööandja poolt. Aga kui ma jään nii-öelda jalgu trampima, et ei, ma ei ole nõus mitte midagi muud tegema,
asendama osa oma tööst, ütleme teistsugust tööülesandega, no siis on selge, et noh, siis minu ja minu tööandjad, noh, siis teed saavad ka lahku minna, kui selles mõttes ikkagi töökoormust ei üritata mul suurendada, aga üritatakse siis lihtsalt ikkagi mõistlikult minu kompetentsi ära kasutada kooli hüvanguks ja ma ei ole sellega nõus, noh siis ei saagi töösuhega väga pikalt kesta. Jah, et seal on ka see mõistlikkuse küsimus, et tuleb ka ise vastu tulla. Absoluutselt. Ja siin ka meeldetuletus tegelikult, et kõigele ei pea alati kohe alla kirjutama, et kõiksugused töölepingu muudatused võib võtta aega. Ei, mitte ei pea, vaid ei tohi, mitte kunagi ära kirjuta esimese asjana, kui sulle midagi ette antakse alla, et nagu me siin rääkisime koosolekul, kirjuta siia nüüd alla ja siis pärast avastada esiteks, et seal on hoopis mingid muud asjad kirjas ja või siin ei olnud koosolekul ja nii edasi, võta see töölepingu muudatuse ettepanek. Ei ole nii, et nüüd võtame rivi ja hakkame kõik alla kirjutama. Ei, sa võtad selle kaasa, minimaalselt 1 nädalavahetus on ikkagi see aeg, mis inimene peaks võtma endale selleks, et rahulikult läbi lugeda ja kui on küsimusi, pöördu oma usaldusisiku poole, oma EHL-i liikmesliidu siis juhi poole või siis meie juristi poole, arutame need asjad läbi ja siis kas kirjutad alla, et oled kindel, et kõik on hästi või siis kui ei, siis tuleb läbi rääkida ja leida lahendusi. Tublisid õpetajaid on meil ikkagi palju, mille üle on väga hea meel, aga mõni koolipidaja kardab, et äkki neid on liiga palju, et ühel hetkel ta ei jõua kõigile neile meisterõpetajatele ja vanemõpetajatele riigi poolt antud raha eest piisavalt palka maksta, et kas see võib nii minna? No selles mõttes, et ega me nüüd mõtete lugejad või siis tulevikku ennustada ei ole, aga arvutused näitavad, et kui nüüd karjäärimudel on rakendunud 28. aastaks, on see raha juurdevool ka peatunud, 28. aastaks on siis 4% punkti raha juurde antud diferentseerimisfondi pidajale just selleks, et rakendada karjäärimudelit ja sellest rahast peaks piisama niimoodi, et saab kui meil kõigist Eesti õpetajatest, keda on 17 500 umbes täpselt, 4 500 ei vasta kvalifikatsiooni nõuetele, ehk siis 13 000 õpetajast, siis aga me räägime kõigist õpetajast, 17 500 õpetajast, võiks siis olla või saaks olla vaneõpetajad 25% ja meisterõpetajaid 5%, siis sellest rahast tuleb välja. Ehk me räägime, et 13 000 õpetajast, kes üldse saavad kõrgema järgul pool liikuda, peaks olema 28 aastaks ehk 1,5 aasta pärast praeguse 200 asemel üle 5000. No ei ole väga realistlik ja tegelikult kui vaadata neid karjäärimudeli või ütleme siis kompetentsi nõudeid, vanemõpetaja kutsestandardit ja meisterõpetaja kutsestandardit ja vaadata ikkagi, mida ja kuidas, milliseid kompetentsid peavad ikkagi inimesel olema ja kuidas on võimalik neid tõestada ja nii edasi. No siis ega see ei ole päris nii, et kõik õpetajad Eestis võivad minna nipsust teha, et nii ja et see on ainult ühe siuke randmeliigutus ja ma olen, kõik õpetajad suudavad selle kohe ära teha. See vajab mõtestatud tegevust, see vajab ka teatud mingites kohtades võib-olla tähelepanu pöörast võib-olla mingite selliste kompetentside kas arendamisele või siis ka tõestamisele, mida sa enne ei ole võib-olla tähtsaks pidanud või ei ole sul võimalust olnud neid arendada või siis ka näiteks ka nende, või isegi võib-olla sul need olemas, aga sul ei ole võimalik olnud neid nii-öelda siis tõestada, näidata, et sul need kompetentsid on olemas, sul ei ole neid tegevusi olnud, selliseid tööülesandeid ei ole olnud ja siis ongi läbi rääkida ka võib-olla oma tööandjaga, et kas ma saaksin nüüd järgneval aastal või järgnevatel aastatel mingid selliseid tööülesandeid lisaks oma tavalisele tööle, loomulikult lisatöö eeldab lisatasu, et ma saaksin siis ka näidata, et mul on need kompetentsid olemas. Aga kindlasti see karjäärimudeli rakendamine ei olegi selles mõttes niimoodi, et me nüüd siiani oleme liikunud näiteks koolides ja nii edasi ühe nii-öelda juhtimismudeli ja tööjaotusega ja nüüd siin on piir ja nüüd kohe kõik laabub hästi kiiresti ja sellepärast on ka see karjäärimudeli rakendamine sellise etapiliselt ka riigi poolt ette nähtud, et natuke saavad, suurendatakse seda raha hulka, aga ma ei muretseks selles mõttes et kui me jõuame sellesse situatsiooni, et meil tõesti Eestis iga siis ütleme 13 000, kes üldse saavad liikuda juba üle 5
5000 on jõudnud kõrgema järguni, siis me kindlasti vaatame selle asja üle, sest meil ka haridusleppes on kirjas ja tegelikult ka seadust PGS-i muudatusi tehes sai ikkagi kokku lepitud ju, et me hiljemalt kui mu mälu ei peta, hiljemalt 30. aastal vaadatakse see mudel nii-öelda ja rahastamine kõik uuesti üle ja siis saame siis ka vaadata otsa, et kas ta on rakendunud, kas õpetajatel on sellest motivatsiooni tõusu olnud, kas see on tekitanud ametikindlust rohkem ja kas siis sellest rahast ja sellise jaotusega piisab ja kas see on õigustatud, et see ikkagi on antud nii-öelda üldisesse diferentseerimisfondi ja selle üle oli ka teed päris palju vaidlust, et kas see peaks olema eraldi raha, et kui kooli tekib kõrgem arv õpetaja, siis antakse koolile ja või pidajale täpselt ministeeriumisse raha hulk, aga leiti, et kuigi meil on Eestis suur usaldamatus, aga leiti praegusel hetkel ikkagi, et usaldame üksteist ja et tõesti, kui on öeldud, et see 28. aastaks, selleks aastaks juba 2% punkti, aga 28. aastaks 4% punkti, mis juurde antakse, et seal on öeldud ikkagi, et see antaksegi karjäärimudeli rakendamiseks. Ehk ei saa olla see, et kui meil laste arv väheneb, et siis me ütleme, et me ei saa karjäärimudelit rakendada, et me oleme võtnud selle nüüd karjäärimudeli rakendamiseks raha ja me kasutame seda seal ja me ei saa sellepärast, ütleme, kõrgema arvu õpetajatele kõrgemat palka maksta. Et see oleks see laste arvu muutus näiteks, oleks tulnud ka ilma selleta, et karjäärimudeli rakendamiseks raha anti. Nii et me peame ikkagi ka natukene neid asju püüdma lahus hoida ja ikkagi, ja see kõik on selleks, et meie õpetajad näeksid perspektiivi, näeksid, et ennast arendades ja enda tööd siis sellise innukuse ja siis nii-öelda olles ametile ustav, võib-olla on see mõiste, ei ole küll hea sõna praegu, aga ütleme, et siis ma saan ikkagi tõesti ka veel vastutusrikkamaid ülesandeid ja selle tõttu ka suurema palka ja nii edasi, nii et ärme muretseme ka liigselt ette, et elame niimoodi teatud, usume natukene neid arve, mis on arvutatud üheskoos erinevate osapoolte poolt ja kui ikkagi on see olukord käes, et tõesti näeme, et see asi ei tööta, siis tulebki ühiselt jällegi laua taha istuda ja vaadata, et mida saab muuta. Ja kui õpetajate esimene eelistus ei olnud üldse selle karjäärimudeli puhul selline, nagu ta välja sai. Enamus õpetajaid leidis, et see võiks olla selline Põhjamaade mudel, nagu on Põhjamaades, et esimesed iga 4 või 5 aastat olenevalt riigist 3 korda, ehk siis töötad 5 aastat ära, töötad 10 aastat ära, töötad 15 aastat ära, iga selle tsükli lõpus palk suureb seal umbes 10%, sest meie teised pooled ministeerium, koolijuhid ja kohalikud omavalitsused ütlesid, et see on iganenud, vale, mõttetu siis mudel, Põhjamaad töötavad selle mudeliga ja kutsekindlus on palju suurem, aga seega siis me leidsime kõik nii-öelda tegi ja mõni osapool oli üldse seda meelt selle karjäärimudeli läbirääkimistel haridusleppes, et üldse mingit riiklikku mudelit pole vaja. Aga meie siiski oleme väga seda meelt, et üleriigiliselt peaks olema siiski ühtne, vähemalt aluspõhi loodud ja seega siis läbirääkimiste tulemusena me jõudsime sellise kompromisslahendina, mis ikkagi annab võimaluse, kui sa tahad ennast arendada ja oma kompetentse tõestada, annab võimaluse siis ka need tõestada ja läbi selle siis oma sissetulekut mõjutada. Ja ega miski ei ole ka lõpuni kivisse raiutud, et kui mingi aspekt selle karjäärimudeli juures tuleb välja, et ei põhjenda ennast ära, siis tegelikult saab kõike muuta. Just, aga kindlasti me ei hakka muutma seda ei see ega järgmine aasta, sest kõigepealt tuleb lasta nüüd selle asjal koolidel oma karjäärimudelid koos õpetajatega välja töötada, siis seda ikkagi juurutada mõni aasta, et me hakkaksime nägema, kuidas see ikkagi tegelikult töötab, see mõne kuuga ja mõne emotsiooni pealt me kindlasti ükski osapool ei tohiks hakata lootma, et me hakkame seda kohe kindlasti muutma, nii et ja alles 28. aastaks saab kogu see raha nii-öelda koolideni või ütleme pidajateni jõuab see lisaraha ja siis ongi õige aeg, ma arvan, 30 aasta sellele asjale otsa vaadata ja analüüsida ja vaadata, et kas ja kui siis mida tuleks muuta.
no karjäärimudel on jõustunud, nüüd septembris jätkuvad ka palgaläbirääkimised, enne seda on ees suvi. Mis on sinu soovitus õpetajatele tegelikult suveks, et kas nad võiksid nüüd natukene hinge tõmmata või miski teema, millele tasub tähelepanu pöörata? Kindlasti puhata ja karjäärimudel nüüd sai üldhariduskoolide ja ka nüüd kutsehariduses kehtestatud, me kindlasti tahame minna edasi, mis on kindlasti keeruline, aga lasteaiaõpetajate karjäärimudeli väljatöötamisega ja siis ka palgaläbirääkimistel me räägime läbi otseselt nüüd küll õpetaja alammäära, aga see mõjutab ka tegelikult ikkagi lasteaiaõpetajate töötasu, et kõik kohalikud omavalitsused on praeguseni, suur aitäh kohalikule omavalitsustele, siis suutnud pidada seda lasteaiaõpetajate, kooliõpetajate palgasidusust ja enamus on ikkagi öelnud, et nad, kui vähegi võimalik, nad püüavad ikkagi seda säilitada, nii et see on väga oluline, et me üheskoos töötaksime selle nimel edasi, aga kõik õpetajad ikkagi püüdke ja kõik haridustöötajad püüdke suvel töömõtted ikkagi väga selgelt välja lülitada, ärge tehke oma tööpostkaste ikkagi nädalaid lahti ja nii edasi, ehk siis puhake, lülitage ennast välja, nautige oma hobisid, oma perega olemist ja tegelikult meie amet on ju maailma ägedam amet, kuigi me oleme mai lõpuks juunikuuks kõik väga väsinud aga samas tegelikult see on maailma parim amet ja me saame tõesti maailma muuta läbi oma fantastilise töö ja kogume jõudu, laeme patareid ja sügiseks oleme jällegi maailma parima ametis ja teeme seda maailma parimat tööd maailma parimate õpetajatena, nagu Eesti õpetajad on. See on väga hea soovitus lõpetuseks ja tõesti õpetajad, kõik haridustöötajad, et puhake, sest EHL võitleb teie eest. Aitäh, Reemo, tulemast! Aitäh kutsumast!